Hea õpetaja kutsetaotleja. Käesolevad väikesed lühivideod on sulle abiks kutsetaotlemise protsessis. Siinkohal räägime läbi õpetaja kutsetaotlemise avaldusega seonduva. Avaldus koosneb 2 leheküljest ja see pilt annab esmase ning üldise ülevaate. Edasi vaatame juba igat lõiku lähemalt. Esmalt küsitakse avalduses sinu kui taotleja üldandmeid. Täida lahtrid vastavale väljale klõpsates. Alustuseks lisa enda nimi ja isikukood, seejärel enda aadress koos postiindeksiga. Kui soovid hiljem endale tunnistust ka paberkandjal ja peame selle sulle saatma, on ülimalt oluline, et kõik numbrid õiged saaksid. Lisa enda telefoninumber ja e-posti aadress. Töökohalahtrit täites pane kirja asutuse nimi ning ka enda ametikoht, näiteks füüsikaõpetaja või muusikaõpetaja. Lisa ka enda tööandja, esindaja nimi ja kontakt. Järgmises osas märgi palun ära enda nõusolek. Kui see väli jääb täitmata, ei ole kutseregistri avalikust vaatest võimalik sulle antud tunnistuse infot leida. Kui soovid tunnistust mitte ainult elektrooniliselt, vaid ka paberkandjal, palun tee kasti vastav märge. Automaatselt sulle paberkandjal tunnistust ei vormistata. Tunnistuse trükib kutseregister ja meie kutseandjana saadame selle sulle postiga. Enne, kui otsustad, millise taseme kutset taotled, märgi ära, kas tuled seda õpetaja taset taotlema esmakordselt või taastõendajana. Samuti on siin välja toodud ka eeltingimused erinevate kutsete taotlemisel. Kui sa oled varem taotlenud näiteks vanemõpetaja kutset, soovid nüüd taotleda meisterõpetaja kutset, siis sa oled meisterõpetaja kutse taotlejana ikkagi esmataotleja. Kui aga tuled 5 aasta möödudes või oled 5 aastat tagasi vanemõpetaja kutset taotlenud ja tuled nüüd uuesti seda taotlema, siis see on taastõendamine. Sa ei saa korraga ära märkida kõiki tasemeid ja pead valima ühe. Parempoolses tulbas on abistavad vihjed, mis aitavad aru saada, millise tasemega sa kus töötada saad. Näiteks kui töötad üldhariduskoolis, siis õpetaja tase 5 kutsest sul abi ei ole. Pead taotlema vähemalt õpetaja tase 7. Kui oled taotlemas vanem või meisterõpetaja kutset, mõtle, kas sa soovid 5 aastase kutsetunnistuse kehtivuse lõppedes seda, et sul jääks kehtima õpetaja tase 7 tunnistus. Sel juhul tee märge ka parempoolses lahtris olevasse kasti. Positiivse otsuse korral väljastatakse sulle 2 kutset, millest vanem või meisterõpetaja kaotavad 5 aasta möödudes kehtivuse, kuid nii-öelda baastase õpetaja tase 7 on tähtajatu ja jääb kehtima. Teisel lehel on sinu taotluse korrektseks esitamiseks toodud ära nimekiri nõutud dokumentidest, mis sul tuleb koos käesoleva avaldusega esitada. Korrektne on skaneerida enda diplom püstasendis. Dokumendist pildi tegemine on hädaabinõu ja sel juhul veendu, et pilt on kvaliteetne ja tekst pildil loetav. Pane kõik need dokumentide koopiad enda allkirjastatavasse konteinerisse. Seda sa saad teha nii, et kui täidetud avalduse sulged, ja sellel siis parempoolse hiireklahviga klõpsad, tuleb sul valik allkirjasta digitaalselt, vali see ja seejärel on valik lisadokumente. Kui kõik dokumendid on koos, saad panna allkirja. Pead lisama koopia isikut tõendavast dokumendist, aastast töökogemust kinnitava väljavõtte, näiteks Eesti hariduse infosüsteemist. Ja kui seda ei ole, siis pead väljavõtte lisama kas tööraamatu või siis dokumendimaksu ja Tolliameti keskkonnast. Pea meeles, et kuvatõmmis ei ole tõend. Saad välja võtta lihtsalt, kui sisened näiteks haridusportaali ja vaatad enda töökogemust ning palud platvormil väljastada endale selle kohta tõend. Kolmandana, lisa enda haridust tõendavad dokumendid, nii diplom kui akadeemiline õiend. Pane tähele, et olenevalt taotletavast kutsest peab sobima ka siis haridust tõendav dokument, ehk siis peab olema õige taseme haridustase, õigel tasemel vastav haridustase. Õpetaja tase 7 kutset ei saa sa tulla taotlema 3-aastase bakalaureuse diplomiga, mis on siis juba aastast 2005 näiteks või 2000, ega ka õpetaja tase 6 ei saa sa tulla siis taotlema pelgalt keskhariduse diplomiga. Kui oled omandanud tasemehariduse nii baka kui magistri eesti keeles, siis eraldi keeleeksami tunnistusse lisama ei pea. Täiendkoolituse tõendamiseks ei pea sa lisama kõikide tunnistuste koopiaid, mida võib ju olla enam kui 20, vaid piisab koonddokumendist, mille saad samast, kust ka töökogemuse tõendi. Samuti lisa avaldusele maksekorralduse koopia ja CV ehk eluloo kirjeldus.
Kui soovid, et sinu eest tasub tööandja või koolipidaja, siis uuri eelnevalt järgi, kas see on üldse võimalik, kas nad on valmis seda tegema kogumahus ja kas arvet saab saata elektroonilises maksekeskkonnas. Igatahes saada arvega opereerimise korral vastavasisuline e-mail aadressil eestiõpetajateliit@gmail.com ning esita enda andmed, nimi, taotletav kutse, kes tasub, vastavad rekvisiidid. Viimasena lisa kindlasti avaldusele enda e-portfoolio link. Palun kontrolli, et link on toimiv ja avaneb mitte ainuüksi sinule portfoolio omanikuna, vaid ka näiteks sinu sõbrale või kolleegile. Kui oled teinud e-portfoolio näiteks platvormil Google Sites, siis sa saad seal kenasti kontrollida sätetes ligipääsu tingimusi. See tähendab, et kui teed linnukese reale, mis lubab ligipääsu ainult neile, kellel on link, siis tead, et lisaks kutsekoordinaatorile on ligipääs sinu taotlust hindaval hindamiskomisjonil ja kutsekomisjonil, kes teeb lõpliku otsuse kutse andmise kohta. Ja olemegi jõudnud peaaegu avalduse lõppu. Vaata, kas need read kehtivad sinu puhul. Kas esitatud andmed on õiged? Kas oled koostanud portfoolio ise? Ja kui oled kasutanud tekstiloomes ka tõlkimisel kõrvalist abi, kaasa arvatud tehnilist, näiteks tehisaru, siis oled sellele korrektselt viidanud. Kui nii, siis saad avalduse koos teiste dokumentidega digitaalselt allkirjastada. Kui taotlusprotsessi käigus selgub, et oled kasutanud ebakorrektselt kõrvalist abi, siis sinu taotlus käesolevas voorus tühistatakse. Kutse andmise otsust ei tehta ning raha tagasi ei maksta. Soovime tõesti, et taotlusprotsess oleks usaldusele üles ehitatud. Tee sinagi oma osa. Avaldusel on ka lõik, mis ei ole taotlejale, vaid kutseandjale täitmiseks, veendumaks, et kõik vajalikud dokumendid on avaldusele lisatud. Ja kutse taotlemisel tutvustame eraldi ka dokumente, e-portfooliot ja vestlust puudutavat. Samuti oleme lisanud korduma kippuvad küsimused ja toetava materjali eneseanalüüsi tegemiseks. Jõudu ja meeldivat tutvumist!